tere! Kütteseadmed, Truuma, ALDE. Räägiks natuke ALDE-st. ALDE kütteseadme, hydrophonic kütteseadme, on see peennimetus, ehk siis vedrik keskküte, kus siis glükool käib mööda radikaid, kütab ülesse ja saab siis kasutada nii mootori jääksoojust, gaasi kui elektrit. Nüüd tuli välja ka ALDE diiselversioon ja tuleb ka veel natuke teisi diiselaja asju sinna peale selleks. Aga lähme nüüd siis vaatame, kuidas see ALDE pult töötab. Hetkel vaatame ALDE 3030 pulti. Käima, see on nüüd siis see ALDE kõige uuem mudel. Nendel on võimalus saada ka siis täitsa selline kiiresti veesoojendusversioon ja niimoodi tavakuva. See näitab, et me oleme vooluvõrgus. On väga lihtne temperatuuri muutmine. Siin on meil sisetemperatuur, mida sa muudad. See on see, mis tal on praegult. Ehk vastavalt sellele on tema tegemine. Järgmine on see huvitavalt, läheb nüüd settingute menüüsse, aga siis see on see teine menüüde oma, kus saab siis valgust muuta. Ta on tagasi. Nüüd on energiavalik. ALDEl on siis võimalik panna 1 kilovatt, 2 kilovatt, 3 kilovatti võimsust elektri pealt või gaas. Mis on nüüd ALDE hea omadus on see, et sa võid panna gaasi ja elektri korraga käima ja tal ei juhtu sellest mitte midagi, kui tal kaob elekter ära või gaas ära ja tal on üks nendest olemas. Ta töötab ikka edasi, ta ei hakka mingeid erroreid see tabloosse lööma. Ja järgmine asi, mis siin on soe vesi. Soe vesi on siis tähendab siis ta hakkab soe vett tegema. Muidugi peab alati sellega arvestama, et kui on, kas on see ALDE töötab, siis seal kerge soe vesi on alati, kui küte on taga, sest see põletuskamber, selle ümber on see veekamber. Aga kui ei ole üldse veesüsteemi sees, ehk vett ei ole siis sisse pandud, tahetakse mingi üks ööbimine teha, siis võib kasutada kütteseadet küll. Soe vesi, puust. Puust on, tema on reguleeritud 30 minuti peale, siis ta teeb maksimaalselt ruttu hästi palju sooja vett ja saate seda siis see on, kui järjest tahate duši all käia või midagi sellist. Nii, et iseenesest on see ALDE pult väga lihtne. Siis on veel üks asi, mille peale siin väga palju on external start. Ehk siis me oleme ise ühendanud ALDEt Starlali signalisatsiooniga, kus ma saan teda käivitada. Siis on ALDEt saab ühendada Truuma X-Netboxiga, ehk siis teda eemalt juhtida täiesti äpiga, SIM-iga, Bluetoothiga, kõike sellised võimalused olemas panna sinna. Ühilduda ta, kui ta X-Netiga ühilduda ka Truuma konditsioneer, kõiki niisugused asju, et saab kõik eemalt juhtida. Muus mõttes ma siin menüüs väga palju ei soovita nagu midagi muuta, aga asjad, kus on ALDEl ei ole nagu sellist otsest taimerit. Tal on night mode, day mode. Ehk sa paned näiteks night mode, paned mis päevadel ta on, mis kellast, mis kellani ja mis see temperatuur. Ja siin, kuna sellel on ühendatud veel see konditsioneer ka taha, siis võib panna ööseks panna konditsioneeri, ehk siis quiet mode, et ta teeks hästi vaikselt. Ja siis saab siin seda sooja vett muuta ja selliseid asju. Sama asi on päeva mode on täpselt sama. Mida nüüd on meil siin ette tulnud inimesed seda, et ma panin omal kütte, lasin kõik talveks talvituma, panin 10 kraadi sisse, kõik on normaalne. Aga tihtipeale ma tulen hommiku sisse, tuba on jumala soe. Aga vaatan tabloost, kõik kütted on maas. Tihtipeale on jäänud inimestel see sama, kas night mode on sisse jäänud ja see on tal öösel teeb selle teatud asja, mis ta kunagi ööseks oli pandud, aga tema muutis päeval ära. Ehk siis võtame selle night mode'i välja ja ongi kõik. Ja nii lihtne see ongi. Üks pisiasi, mis on nüüd ALDE 3030. Üldiselt on ta väga vastupidav asi, väga lollikindel nii-öelda maakeeli. Väga vähe on temaga probleeme, aga mis tal on üks uuel 3030 kõige nõmedam asi. Kui temal saab gaas otsa, lööb ta siia gas failure'i ette. Ja tal ei piisa sellest, et sa saad selle errori eest ära kustutada. Sa pead võtma füüsiliselt ALDE pealt toite ära. Oleneb siis autosuvila tootjast, hetkel me oleme Kartaagol. Kartaagol on taga kaitse, küttekaitse võtad välja, hoiad paar minutit väljast, pead tagasi, kõik läheb korda. Aga on masinad, millel on ta üldises süsteemis see ALDE küte toide ja siis on see, et pandud lisalüliti vahele lihtsalt. Et see on täiesti nagu jama, et kui sa pead ronima sinna ALDE seadme juurde kuhugile alla, et tõmba need juhtmed lahti. See on nüüd tema kõige suurem miinus. Ahaa, üks väike nipp. Inimesed hoiustavad talvel, sõidavad talvel, jäetakse selline 8-10 kraadi siia sisse, alla selle ei soovita, kuna temperatuuri andur on üleval, all on ikkagi külmem. Pannakse kodus elektri peale ja siis imestatakse, miks meil on kõik asjad lõhki külmunud. Elekter võib ära minna, pange alati gaas ja elekter korraga. See tähendab seda, et kui üks läheb ära, jääb ta teise pealt tööle. Ja ei ole vaja kevade poole või siis, kui tahta minna sõita, sellist
üle 1000 eurost ALDE boileri vahetust. aitäh! puhake hästi, nautige talve kämpamist!